Mahlakatse 2009. Esimene päev. Paneme kasti õuna, tomati ja viinamarjad. Lisame juurde mahlad. Viinamarjamahl. Tomatimahl. Ja õunamahl. Järgmisena katame kinni marjad. Viinamarjad. Tomati. Ja õuna. Paneme marjade ja mahlade juurde ka viinamarjamahla täispaki, tomatimahla täispaki ja õunamahla täispaki. Teine päev. Tomatimahlale on tekkinud peale juba koorik. Kolmas päev. Õpetaja uurib koos õpilastega samuti mahlu ja marju. Mis sa ei seisa maha? Tomatil ei ole midagi. Õunaga ka suht mitte midagi. Isegi õunalõhna on veel. Ja teiste mahladega ei ole häda midagi veel, jah? Kolmas päev oli meil ka esimene vaatluspäev. Selline näeb luubi all välja viinamarjamahl. Kolmandal päeval läksid ka hallitama viinamarjade varred. Ja on tulnud üks. Mahla ja pakis seisnud viinamarjamahla erinevust. Sama asi tomatimahlaga. Tomati ja viinamarjamahladel on juba peal päris korralik hallituskoorik. Viinamarjad on muutunud juba poolrosinateks. Õunal pole viga midagi. Selline näeb välja tomatimahl mahlakatse lõpuks. Siin tõstab õpetaja hallitust tomatimahla pealt ära. 14. päev. Marjakatse viimane päev. Viinamarjad on muutunud juba ühtlaselt rosinateks. Õunal on ainult üks plekk. Tomatid on mõlemad natuke muundunud. Täname, et vaatasite meie mahlakatse filmi. Birds flying high.